jalgpallipodcast Kris küsib. Tere kõigile podcasti vaatajatele ja sõpradele. Tänaseks minu podcasti külaliseks ei ole keegi muu kui minu hea sõbranna ja Saku Sportingu naiskonna kapten Grete Taut. Tšauki! Tere! Alustame siis algusest. Kuidas jõudsid üleüldse jalgpallini? Jalkani jõudsin niimoodi, et Saku Sportingus lihtsalt avati tüdrukute jalgpalligrupp. Seda varem seal ei olnud ja see oli aastal 2009 ja ma läksingi neile, tüdrukutele korraldati proovitrenn ja siis ma läksin proovima ja mulle hakkas kohe meeldima ja sinna ma jäin, et näiteks ka Elisabeth Pedak on täpselt sellest samast ajast minu tiimikaaslane. Oleme sealt väiksest saadik koos mänginud ja siiamaani oleme seal tiimis. Ja. Nii et võib põhimõtteliselt öelda, et tegelikkuses sa oled ka varasemalt käinud teistes klubides natukene, aga ikkagi läbi lõhki Sakukas ja Saku tüdruk. Ja, ma ütleks, et Saku on alati olnud minu koduklubi ja siiamaani on see tugevalt. No siit ongi hea minna järgmise küsimuse juurde. Grete, su klubid, Saku, Flora ja Karjäär Norras. Räägi nendest lähemalt. Ja Florasse ma otsustasin minna sellel hetkel, kui Saku tegelikult tõusis esiliigasse ja Flora mängis juba meistriliigas ja siis noore tüdrukuna mõtlesingi, et oleks nagu hea teha mingi samm edasi, nagu panna ennast proovile mingis mõttes Eestis ka. Ja siis ma olin Floras. Aasta aega saime Eesti meistriks, karikavõitjateks. See oli väga hea nagu kogemus ja selline mingis mõttes esimest korda sükeses suures tiimis nagu saada nagu kogemust juurde. Aga siis tundsingi, et võib-olla noorena oleks tahtnud lihtsalt rohkem mängida, et toona seal olid keskväljal näiteks olid ees Eneli Kutter, siis ta oli Eneli Vals, Keti Õumpuu ja siis veits oligi võib-olla nagu raske, et süke 18-aastane tüdruk, et kuidas ma peaks neist nagu parem olema. Et jah, et ma sain küll mängida, aga võib-olla noorena tundsin, et tahaks ikkagi rohkem mängida ja Saku siis ka nagu esiliiga tõusis meistriliigasse, sai nagu edasi, et siis oligi nagu hea, et ma saan meistriliigaga ikkagi jätkata, aga ka siis uuesti Sakus nagu oma koduklubis. Ja Norra ma sattusin niimoodi, et kuna ma õppisin EKAs arhitektuuri erialal, siis mul avanes võimalus minna Erasmuse programmiga, vahetusõpilase programm on see, avanes võimalus minna Norra Bergenisse ja siis ilmselgelt ma mõtlesin, et mis jalkas saab ja kuidas sellega edasi ja siis tegelikult oligi nagu ülihea variant, et ma sain seal nagu kohaliku klubisse kirjutasin lihtsalt treenerile või helistasin, ma ei mäleta, et ma olen see ja Eesti koondises olnud ja siis ta ütleski, et kui koondises oled olnud, et siis tule, proovime, vaatame. Et see nagu temas nagu ka kuidagi sütitas seda usaldust. Ja siis ma läksingi trenni ja väga hästi läks ja saingi seal esiliiga klubiga treenida. Ja. Mainisid juba siin Eesti koondist. Siit ongi hea võtta järgmine küsimus. Meie püha sinimustvalge ja naiste A-koondisest 26 mängu debüüt aastal 2018. Räägi sellest lähemalt. Jah, debüüt tuligi mul siis, kui ma olin Floras, mis näitabki seda, et see oli tegelikult võib-olla hea samm just nagu teha see vahepeal see Floras see aasta, et jäin silma seal. Tol ajal oli treener Jarmo Matikainen. Ja jäin silma ja saingi kutse ja see oli nagu, ma mäletan nii hästi seda kutset ka, kuidas ma olin bioloogia tunnis gümnaasiumis ja siis ma tean, et tunni ajal ei tohi telefoni kasutada, aga mingi teavitus tuli ja siis e-mailile tuli koondise kutse ja koondise nimekiri ja siis ma nagu scrollisin seal nimekirjas alla ja siis oli minu nimi seal, siis ma olin täiesti mingi et nagu 18-aastasena see on nagu nii suur asi või kuidagi, et tollal ka nagu nii palju panustad jalkasse ja siis tuli siuke hea uudis ja siis ma mäletan, et tollal siis tiimikaaslane Kelly Rosen näiteks, keda sina ka hästi tead, on ju, et tema nagu kirjutas mulle, et tubli, et sa said koondisesse ja nagu palju õnne, et ma tõesti nagu väärin seda niimoodi, see nagu tekitas siukse hea sooja tunde ja siis sealt ajalt nagu olen koondisega kaasas olnud ja
ja nendes international nagu akendes olen olnud kaasatud, et nüüd see viimane aasta oli veits selline, kus ma ise ütlesin ka treenerile, et ma hoian veidi nagu tagasi või pigem ei saa nagu panustada niivõrd palju koondisesse, sest mul oligi nüüd viimane ülikooli aasta magistritöö, et ma lihtsalt pidin kuidagi prioriteete nagu sättima ja rohkem panustama hetkel nagu koolile, et see saaks ilusasti lõpetatud. Aga nüüd ma jällegi olen nii-öelda vaba sellest, et ma vaatab, et kui jään jälle silma, et siis saan uuesti koondisse äkki ja annan endast parima lihtsalt. No mina ootan seda aega väga, sest et tahaks ikka tribüünil lõuata taut ja sinimustvalge sinna olla. Aga jõuame siis sellise küsimusele juurde, et mis eristab sind teistest, et just sina oma võistkonnas kapten oled? Ma mõtlesin ka see küsimuse peale ja sa saatsid mulle need, et Sakus meil oli tegelikult niimoodi, et meil toimus tiimisisene nagu valimine, et tiimikaaslased ise valisid, et keda nad siis kapteniks soovivad või usaldavad. Et siis see aasta oligi mina nii-öelda põhikapten ja abikapten Elisabeth on ju. Et nagu ma enne ka mainisin, et algusest peale nagu koos olnud ja justkui moodustame sellise nagu tuumiku võib-olla osade mängijatega veel. Aga ma ei tea, võib-olla inimesed nagu usaldavad mind või nad näevad, et mul on nagu mingisugune iseloomu omadus, mis suudab nagu eest vedada mingit gruppi inimesi või nagu tiimi, et võib-olla mul on nagu mingis mõttes loomulikud liidriomadused lihtsalt ja see nagu mängib mingis mõttes selle kasuks. Et ma ise ei tunne, et see oleks justkui, et ma nüüd oleks kuidagi teistmoodi, kuna ma olen kapten või et kui mul on see pael, et siis ma nagu pean nüüd ekstra midagi ütlema või nagu olema ekstra mingi liider, et kõik nagu kuidagi on lihtsalt loomulikult kulgenud. Ja. Nii, mis sa enne ja peale mängu teed? On sul mingeid harjumusi? Ausalt öeldes mul ei ole tegelikult üldse mingit rutiini, mida ma proovin teha võimalikult vähe just mängule mõelda. Et kui ma mängule lähen ja avavile käib, et siis mu pea oleks suhteliselt tühi, et ma mängin suhteliselt nagu intuitsiooni pealt, et ma ei mõtle mingeid asju ette, mul ei ole nagu mingit rütmi või mingit rutiini, et kui ma nüüd niimoodi ei tee, siis mul läheb mäng nagu pekki või midagi, et mul sihukest asja ei ole, et pigem hoian asjad lihtsana. Miks Eestis pole naiste jalgpall profi tasemel? Kas klubid pingutavad piisavalt teie nimel? Ma ütleks, et klubid pingutavad väga, nagu kindlasti võimaluste piires ja niimoodi, et mingid klubid ongi rohkem võib-olla keskenduvad nagu noorte tööle ja siis nende nagu aur läheb sinna, mõned klubid keskenduvad meeskonnale, siis nende aur läheb sinna, mõned klubid rohkem naiskonnale jällegi. Et ma arvan, et klubid teevad, mis nad saavad, aga miks naised ei ole profid, on lihtsalt, ma arvan, et üleüldiselt see Eesti jalgpalli kultuur, et nagu meeste tasemel samamoodi, et premium-liigas ju ainult nagu teenitakse võib-olla sellist raha, millega ära elatakse, aga tegelikult juba esiliigast ja esiliiga B seal nagu need ei ole nagu suured rahad, mis seal nii-öelda liiguvad, et võib-olla see Eesti jalgpalli nagu haare või see amplituud ei lähe nagu piisavalt kaugele ja naiste jalgpallini see nagu väga üldse ei jõua, et alustades ma tean näiteks, et Hollandis, kuidas tehti samme edasi, on see, et alaliidu nagu tasemelt hakati lihtsalt panustama väikeste asjadega, hakati panustama sellega, et ma ei tea, anti tiimile 2 pallikotti, et need on nii väiksed asjad tegelikult, aga näiteks Eestis andes naiskonna tiimile 2 pallikotti, see on suur asi, sest et uued pallid on nagu nii kallid, et see oleks nagu nii lihtne tegelikult sükene nagu muutus, mida teha, et ja kuidas neid väikseid samme teha. Et nagu mingitest sellistest asjadest on puudu, et ma arvan, et me ei saa siin kui niimoodi nagu edasi läheb, et siis lähima 10 aasta jooksul me ei saa rääkida, et naised oleksid profid Eesti naiste meistriliigas.
Sest et oleme ausad, et tegelikkuses teie peate isegi vormid endale teinekord ise ostma, pallid, on ju, siis te ei saa niigi mitte mingit raha. Okei, raha saavadki need klubid, kes pingutavad nii, et toovad endale välismängijaid, mõned välismängijad ainsana saavad, siis võtame teise asja. Te olete mõnes mõttes nagu olemegi mingi amatöörliiga, et isegi meistriliiga mänge ei kanta kõik üle mingis Soccernetis näitab ainult ühte mängu kord selle vooru peale. Et see on tegelikult täiesti ebainimlik ju, et see isegi alles hiljuti ma rääkisin Viimsi naiskonnaga ja nende esindajatega, et tegelikult see ei võta tükki küljest, tänapäeval on juba nii moodsad kas või nutitelefonid, et neid otse laive ja asju teha, et natukene oleks vaja natukene lihtsalt pingutada juba kas või liidu poolt, klubide poolt või nii, et see ju on tegelikult seegi, et mõni tüdruk, kes on andekas või nii, ta jääb ju poole rohkem silma välisklubidele ja ta oleks karjäär välismaal, kui saaksid agentid ja vastas klubi nii-öelda bossid vaadata, kui hea mängija ta on. Ja, et neil oleks see ligipääs üldse sellele liigale. Et praegu ongi ju situatsioon, kus inimesed pigem või tüdrukud pigem ise lõikavad. Need videod igasugustest, ma ei tea, erinevatest klippidest on ju kokku, kus me saame mingi veokaamerad või mis iganes. Aga jah, see on tõesti nii, jah. Ja ega vist sellist asja ka teil ei ole, et teile antaks näiteks mingid spordijumuke või mingid keele või näiteks mingid puuvilju või ma ei tea, küpsiseid või näiteks oleks mingi ühine söömine enne mängu, on ju. See annaks ka kindlasti mingil määral palju juurde. Kindlasti annaks ja see oleks niisugune mõnus nagu lisa meie mängupäevale, aga see lõpuks nagu kuidagi ringiga ja kõik see on nagu, kõik need on nii nagu valdkonna üleseks juba muutunud, et see on nagu juba selles rahas ja businessis nagu kinni, et kus on siis need inimesed või kus on siis need investorid, kes sooviksid panustada näiteks naiste tiimi või naiste klubidesse, et nagu ja siis need, kui näiteks leitaksegi investor, siis temal on jälle küsimus, et kuidas tema nagu sellest kasu saab või pilti jääb. Aga Eesti naiste jalgpall, kuna see ei ole üldse nii populaarne, siis meil ongi raske nagu pakkuda talle seda, et et nüüd kõik mingi 100 inimest tulevad ju mängu vaatama, aga ei tule 100 inimest, meil tuleb 30 inimest mängu vaatama. Et nagu selles mõttes, et väga raske on justkui nagu midagi tagasi pakkuda, sest et see juba eos nagu see populaarsus pole nagu nii suur ja see ei jõua nii paljude inimesteni. Et jah, et see on nagu keeruline teema, et nagu näiteks kui peakski mängijad sellega tegelema ja mängijad peaksid nagu mingid nagu ma ei tea, strateegiaid hakkama välja mõtlema, siis see on nii suur vastutus või selline nagu võtab nii palju ressurssi mängijana, et nagu mängija ülesanne on tegelikult lihtsalt mängida ja nagu nii-öelda pakkuda seda meelelahutust või seda jalgpalli on ju, emotsiooni ja kõike, et nagu jah, et seal on vaja täiesti nagu eraldi inimesi, kes nagu hakkaksid sellega tegelema, aga jah, jällegi. Et kui need inimesed kuskilt leitakse või näiteks liidus hakatakse tööle, siis ilmselt nagu mõned aastad see on miinusprojekt. Aga ilma selleta ka nagu edasi ei liigu, et see on nagu siuke kinni saab alati. Siin ongi hea näide, et mina sellepärast ka oma podcasti rajasin, et mina hakkan seisma Eesti naiste jalgpalli eest ja seda toetama. Nii, aga lähme siis sellise küsimuse juurde, kus kohas sa näed Eesti jalgpalli, naiste jalgpalli just nimelt 20 aasta pärast? 20 aasta pärast. No ma näen, et siis mina enam ei mängi. Mina enam ei mängi, ma olen juba liiga vana. Aga ma tahaks loota, et ma näen naiste koondist näiteks EM-valikturniiril. See oleks nagu väga lahe, sellepärast, et noored tüdrukud juba praegu noortekoondis on niivõrd palju paremal tasemel, kui mina näiteks olin noortekoondises U15, U17. Et selles mõttes on ikkagi on näha, et klubides on head tööd teinud jalgpalliliidu poolt, siis ilmselt nagu treenerite koolitamine on paremale tasemele viidud, et tuleb häid noori tüdrukuid peale küll, kes on alustanud poistega, kes on nagu ise kuidagi tüdrukute keskkonnas ka nagu seda taset on tõstetud, et ma loodan seda, jah, et naiste koondis on EM-finaalturniiril. Loodan, mina seda sammuti. Nii, mäng, mis on sulle enim meelde jäänud, olgu siis tead selleks koondis või su oma enda Saku Sporting või? Enim on mulle meelde jäänud
Saku ridades mängides siis karika finaal ma uskusin seda, ma olin täiesti kindel, et sa selle ütled. Teine oleks olnud võit Flora vastu ja isegi see mäng, mis oli vist ka aastal 2023 või 2022, ma ei mäleta, aga oli jäänud niimoodi, et viimase mängu peale oli jäänud Floraga, et kas me saame kulla või hõbeda. Aga siis me kaotsime kahjuks 2-1 napikalt. Aga kuidagi see mäng jäi ka nagu hästi meelde, sest et seal oli niimoodi, et kohe mängu alguses Flora sai penalti, siis nad lõid selle sisse, aga mingi 2-3 minutit hiljem meie nagu lõime tagasi, see oli 1-1 nagu väga pikalt oli minu arust 1-1. Et jah, sellised kõige emotsionaalsemad mängud jäävad alati meelde. Ja tundub, et mina võin selgeltnägijaks arvata, hakata siis 2 mängu, ma arvasin puhtatele, mis sa nimetad. Nii. Aga siis näiteks sinu lemmikmängija või eeskuju on sul? Mul oli meestemängijatest mulle väga meeldis Mesut Özil, kes enam mitu aastat juba ei mängi, aga ta mängis Realis ja Arsenalis lõpuks ja siis läks Türgi liigas ka, et tema mulle väga meeldis, ta oli keskvälja mängija, ta oli hästi loov ja kuidagi hästi kaval mängija. Kevin De Bruyne on mulle meeldinud ja naistest Jackie Grönen meeldib mulle Hollandi koondisest, mul on temaga isegi pilt, kui nad Eestis käisid. Päriselt? Jah, kui nad Eestis käisid mängimas, et siis ma ise ei olnud veel A-koondises, et ma olin vist äkki mingi 16-17 ja siis Liis Lepik veel mängis jalgpalli ja siis peale mängu ma ütlesin Liisile, et kutsu Jackie Grönen minu juurde, et ma tahaks pilti teha. Ja siis saingi pildi ka. Aga sinu lemmikklubi või koondis, keda toetad? Jah, mulle lemmikklubi on Dortmund. Ma siin seinal ka nägin Dortmundi särki. Et Dortmund, jah, nad on kuidagi ebastabiilsed, aga ikkagi meeldivad. Ja lemmikkoondis on Saksamaa koondis. Ja, aga selle Dortmundi koha pealt ma tahaks seda küsida, kas see on meeste oma või naiste oma, mis sulle meeldib? Meeste oma mulle meeldib, aga see naiste oma tehti ka hiljuti mingi paar aastat tagasi, nad alles tegid selle tiimi ja nüüd nad on järjest tõusnud, et nüüd nad on seal regionaalliigas, mis on Saksamaal vist tasemelt 3. liiga, et nad on ka korralikult nagu panustanud naistesse ja see on nagu, jah, neil on selles mõttes hea nagu põhi, millesse naistesse panustada, et nad nagu klubil on nagu nii palju raha, et nad saavadki nagu teha selle järgmise sammu, aga ikkagi see on nagu hea näide, et kui panustada, et siis jõutakse kaugele ikka. Ja. Lisaks mängijale oled sa ka veel kohtunik. Kuidas see juhtus? See juhtus üsna ammu. See juhtus ka siis, kui ma olin 17. Jalgpalliliit korraldas neid kohtunike koolitusi, nagu nad ikka iga aasta korraldavad. Ja siis ma lihtsalt läksin ja tegin paberid ära ja siis toona ma tegin vist mingi mõned mängud tegin, et äärekohtunikki siis lasteturniire Sakus vilistasin. Aga siis see kuidagi jäi nagu soiku ja ise nagu mängisin rohkem aktiivsemalt ja käisin koolis ja siis kuidagi see asi jäi nagu seisma. Ja nüüd eelmine aasta ma jälle võtsin selle käsile, et tegelikult süke hea mõnus võimalus nagu jalgpalli teistpidi nagu kuidagi selle sees olla ja teistpidi näha, et siis hakkasin jälle aktiivsemalt tegema. Okei, nii. Ja. Aga kui ühel päeval lõpeb su mängija karjäär, Grete, kas oled otsustanud jääda jalgpalli juurde edasi mingil määral? Ma ei ole nagu teadlikult selle peale mõelnud või otsustanud, et mis ma siis nagu pärast teen, aga ma arvan, et see kuidagi väga loomulikult lihtsalt jääb minu juurde, et kas või need inimesed, mu enamus sõpru on jalgpalli kaudu tulnud kõige lähedasemad sõbrad samuti, et nagu ma arvan, et see jääb ikkagi mu ellu, et kas või selle poolest, et ma ei tea, ma käin mänge vaatamas või kaasa elamas või kes teab, äkki olen kuskil treener või siis teen kohtunikutööd edasi, et kindlasti ta mingil määral jääb. On sul mõni hobi või lembik tegevus? Mulle väga meeldib muusikaga tegeleda. Ma olen käinud muusikakoolis ja kahjuks mul enda kodus hetkel klaverit ei ole, aga tihti mulle meeldibki lihtsalt klaverit mängida, uusi lugusid õppida. Jah, kuidagi selle muusika sees meeldib mulle olla küll. Ja. Aga mis sul meeldib teha vabal ajal üleüldse? Vabal ajal meeldib mulle puhata lihtsalt, käia jalutamas, teha võib-olla mingit, kui jalkatrenni pole, et teha mingit muud trenni lihtsalt vahelduseks, käia jõusaalis või mõnes rühmatrennis või lihtsalt õues olla.
sõpradega kokku saada ja mulle teeb väga kohvikus käia, lihtsalt istuda seal, juua head kohvi ja siuksed mõnusad tegevused. Okei. Aga nüüd lähme natuke teiste küsimuste juurde. Üks meie ühine sõbranna on natuke minuga koostööd teinud ja esitanud ka sinule 3 küsimust. Ja alustame nendega. Mida arvad naiste jalgpalli arengust Lätis ja Leedus võrreldes Eestiga? Jah, me oleme rääkinud sellest sõpradega ja see on nagu mingis mõttes mängudes ka kindlasti silma jäänud, kui suuri samme on näiteks edasi teinud Riia klubid. Kintra on olnud pikalt siuke domineeriv tiim ja ma arvan, et asi ongi selles, et kuidagi on leitud inimesed või on olnud inimesed, kes näevad nendes tiimides potentsiaali ja kes on nõus nagu panustama, et ongi investorid. Et ma ei tea, kui palju nagu alaliit on selle koha pealt nagu juurde pannud või nagu panustanud, aga see on teada jah, et seal on nagu mingid kindlad inimesed, kellel on raha, kes investeerivad selles ja näevad selles tulevikku. Et ma ei tea, kas on siis seotud sellega, et nagu Lätis lihtsalt jalgpall on populaarsem või seal on rohkem inimesi, et jah, keegi on näinud selles potentsiaali ja pannud raha alla ja niimoodi need tänapäeval lihtsalt rahaga liiguvad asjad kiiremini edasi ja niimoodi ongi näiteks Riia tiimid ka siin Tallinna tiimidest eest ära läinud. Mis peaks Eestis muutuma, et panustada samamoodi nagu praegusel hetkel teistes Balti riikides siis, nagu need Lätid, Leedud? Ja ongi põhimõtteliselt see sama, et võib-olla kuskil, ma ei tea, mingi grupp inimesi või mingid investorid nagu näevad milleski potentsiaali ja hakkavad seda asja nagu arendama. Et mingis mõttes toimub nagu seisak, aga selle seisaku tõttu on ka nagu teised inimesed või nagu inimesed, kellel on näiteks raha, nad ei näe ka sellel nagu mõtet. Ehk siis peakski samamoodi nagu me rääkisime enne, et jalgpalli populariseerimisega peab nagu näitama seda, et see on võimalik või et kuhu nagu võib jõuda, et siis võib-olla keegi nagu näitab ka huvi üles, et soovib panustada. Ja. Aga mis on hetkel Eesti naiste jalgpallis positiivne? Minu arust positiivne on see, et tegelikult ma tunnen kuidagi, et see on nagu üks süke perekond või et nagu sa tead ka kõiki neid vastaseid, paljudega sa oledki sõber ja kõik käivad nagu läbi, samamoodi nagu koondises, kõik mängivad nagu omavahel koos ja nagu sa saad kõigiga nagu rääkida, sa saad kõigilt nagu abi paluda, et kui sa tead, et keegi töötab seal või käib seal koolis, et sa saad alati nagu kirjutada, et mul on nagu see tunne sees, pluss siis see, et paljud nagu naiskohtunikud on ka näiteks nagu naisjalgpallurid, ehk siis see nagu muudab kuidagi veel tihedamaks selle, et üksteise nagu aitamine või see suhtlus on nagu suhteliselt tihe, et mulle tegelikult täitsa meeldib see, et jah, et okei, võib-olla välismängijad nagu toovad mingi taseme muutuse sisse ja niimoodi, aga ma tunnen, et kuna see Eesti naiste, et kui sa oled nagu eestlane, mängid jalgpalli, siis see on juba niikuinii selline nagu tihe läbikäimine, süke perekondlik tunne, aga samas kui tulevadki need välismängijad, et nemad nagu võetakse ka nagu vastu. Et mulle nagu täitsa nagu see meeldib, et see on süke kodune liiga nii-öelda. Nõustun sinuga 100% ja see oli eriti armas vastus. Ja nüüd viimane täiesti ootamatu küsimus. Kes on sinu meelest Eesti naiste jalgpalli üks suurimaid vänne ja sinu lemmik podcastereid? Sina. See oli õige vastus. See oli õige vastus. Nii. Ja tänud ka teile kõigile tänastele podcasti vaatajatele. Kohtume juba järgmises episoodis uuesti ja jääga ootama, kes on mu järgmine saate külaline. Jalgpalli podcast. Kris küsib.